kätt mitut kätt, Linda. Suvehääled, ütleme koos suvehääled. Kuidas sa suvehääli saad teada? Mida sa pead tegema? Kuulata. Suvehääli me, mida me teeme? Kuulame. Mis pealkiri veel oli? Rodion, mis pealkiri sinul oli? Suve, mis sa kirjutasid? Suve? Suvevärvid, ütleme koos. Suvevärvid. Aga kuidas sa suvevärvidest saad rääkida? Mida sa siis teed? Ütle veel. Sa näed värve. Millega sa näed värve? Aga kuulsid? Millega? Kõrvadega. Ja kolmas pealkiri on? Kuidas sa suve lõhnadest aru saad? Lukas? Nuusutamisega ja hingamisega. Hingamisega, nuusutamisega ja seda nimetatakse veel haistmiseks. Ütleme, haistmine. Haistmine. Aga me täna just tegelemegi sellega, et me kordame seda, mida me oleme eesti keele tundides õppinud. Vaadake, kui ilusad pildid. Me saaksime täitsa raamatutest näituse teha. Aga kui me siia sisse piilume, siis mäletate, et te võisite kirjutada siia juurde ka midagi, mis te ise arvasite sellest loost, mida te kirjutasite. Kas keegi mäletab, mis ta kirjutas siia? Kas sa mäletad? Näiteks, Radilla, ma tuletan meelde, sa kirjutasid, mulle meeldib see jutt, sest ta on nii värviline. Väga ilusti öeldud. Veel üks laps kirjutas, mulle meeldib päike ja taevas. See olid sina. Ja häälte kohta on kirjutatud kõrvale, mulle meeldivad lindude laulud. Kas see on ilus? Et me kuuleme, näeme ja tunneme suvest nii palju erinevaid asju. Jutu lahti teen, siis selle jutu sees on mõnes kohas natukene värvilist pliiatsit. Mitte igas oli palju täitsa puhtaks jäänud lugusid. Täitsa puhtaks. Mina sain siia ainult suure päikese teha. Aga mõnes kohas oli pliiatsit vaja. Mis te arvate, miks? Pärast, et seal oli viga. Viga? Mis viga see võis olla? Lõpumärk. Lõpumärk. Rääkige, mis selle lõpumärgiga on. Mis võiks meeles olla? Käsi, mis nende lõpumärkidega on? Tuleta meelde. Täna me kordame ja tuletame meelde õigekirja reegleid. Ja lõpumärgid on küll ühed nendest. Kuidas nendega lugu on hinda? Siis algab jälle suure tähega. Mis algab suure tähega? Ütleme koos lause. Lause algab suure alustähega. Ja mis seal lõpus on? Kuidas sellega on? Küsimärk või hüüumärk. Ütleme koos. Küsimärk või hüüumärk. Väga tubli. Üks keelemure oli võib-olla see, kus pliiatsit oli vaja. Oli üks nõrk sulg häälik sõna lõpus. Istuvad. Näiteks istuvad, sa ütlesid istuvad. Mis küsimusele vastab see sõna istuvad? Teevad. Ütleme koos. Mida teevad on lõpus vaad. Ja nõrk, mitte vat. Vaad, aga nüüd on üks sulghäälik veel, mida me meelde tuletame. Kui keegi, ütleme koos, kui keegi teeb, on lõpus nõrk. Suurepärane. Kas see läheb sul meelest ära või ei lähe meelest ära? Ja palun. Kui ettevõttes või Hollandis on mitu, siis kirjutame sõna lõppu D, nõrk D. Nõrk D. Selliste sõnade kohta ütleme, et need on mitmuses.
ehk neid on mitu, rohkem kui üks. Suurepärane, kas sul on see meeles? Vajab. Ja nagu mida? Vajab. Ja kas sa tead veel mõnda sõna, milles on nõrk V? Too näiteid veel. Vajab. Vajab, aga mida keegi teeb näiteks? Tahab. Tahab veel? Veel? Joonistab. Näitab, väga hea. Laulab. Sosistab. Kustutab ja kustutab. Tubli, mis veel? Laulab. Vaatab. Aga nüüd lapsi on mitu. Mida nad nüüd teevad? Näiteks. Vilistavad. Laulavad. Mida teevad? Lendavad. Marta, jooksevad, lendavad, laulavad, mida need hüppavad, õpivad, kirjutavad, jooksevad. mida teevad? Mida sa joonistavad, oskage seda? Mida sa õues teed jalgpalliga? Mängivad, just nii, palun. Ja mängivad, väga hea. Kuulab või ütlen kulab? Ja kuidas me seda ütleme? Me kirjutame 2 tähega. Missugused tähed me 2 tähega kirjutame, missugused tähed on olemas? Aga laulame täishäälikult siis, jah? Laulame täishääliku laulu, jah. Väga hea. Mis need teised häälikud on? Kui on täishäälikud, siis mis teised häälikud on? Ja need on kaashäälikud. Ja kui sa tähestikku vaatad seina pealt, siis loe mulle kaashäälikud. B, C, D, F, G, H, E, J, edasi, K, M, P, Q, R, S, T, Z, T, V, 2, X, mis need mustad tähed on täiesti? Palun, mis on võõrtähed, neid me ei olegi õppinud. Las nemad olla seal vahel. Me lugesime, mõned on tõesti õpitud. Ja, mõned on eriti vene keeles. X õpitud. F on näiteks. F on näiteks õpitud, täpselt. Aga nüüd on veel ühed tähed, mida me rääkisime, et nad panevad midagi kinni. Mis häälikud on, mis panevad kinni? Öelge, mis panevad? Aga mida nad sulgevad? Mina sulgen ukse, aga need häälikud sulgevad. Alustame siit. G, K, B. Mis tugevam on? P ja hammaste taga. D ja T. Ja sina pead valima, kumba on tarvis. Ja väga hea. Ma panen sulle siia laual või põrandale mõned sõnasedelid. Sina võtad selle vaikselt, loed ja mõtled ja vaatad, kas siin on ka neid keelereegleid, mida te just meelde tuletasite. Ja nüüd vaata ja loe hoolega ja räägi oma keelesõbrale, missugust keelereeglit sinu paberil, sinu lauses näha on. Vaata, mida näha, keelesõbraga räägid. Mis reeglid? Kas sa leiad kõige lühema sõna? Leia kõige lühem sõna. Otsi kõige lühem sõna. Nii, ja nüüd ma küsin, mitu tähte on selles sõnas ja mis sõna see on, palun? Seal on 2 tähte ja see on ja. Nii, sinule? See on 2 tähte ja on. On. Mis sul on, Marta? Siin on 2 tähte ja see on ja. Nii, tõsta käsi, kellel on veel ja.
hästi. Kellel on veel on? Kas on mõni kolmas sõna veel? Tal pole mitte midagi. Ja võibki lauses olla. Karl, vaatame nagu. Jaanal on ja. Jaanal on ja, väga hea. Kui on nii lühike sõna, siis seal on 2 tähte, aga mitu häälikut selles on? Mitu häälikut? Kas mõlemas nii jaas kui onnis on 2 häälikut? Super tubli. Leia oma lehelt kõige pikem sõna. Vaikselt loe kokku tähed. Kuula, loe kokku tähed. Kõige pikem sõna. Anna. 9. Ja mis sõna sul on? Aiaväravad. Veel üks kord. Aiaväravad. Aiaväravad. Leht. 9 tähte ja tähtsamad. Jan? Mul on 9 tähte ja lindudega. Palun siin. Mul on 9 tähte ja linnudega. Nii, Toomas. Mul on 9 tähte ja tähtsamad. Mul on 14 tähte rohutirtsudega. Kuulge, 14 see on praegu kõige pikem. Ütleme rohutirtsudega. Mul oli ka. Rohutirtsudega. Kas keegi leidis veel rohutirtsudega? 13. 13. Ei, 14 rohutirtsudega. Ei olnud. 13 oli. Hästi. Kas sellest rohutirtsudega, kas rohutirtsudega sõnas on häälikuid ja tähti võrdselt? Kas on võrdselt? 14 tähte. Kas häälikuid on ka 14? Kontrolli. Kontrolli üle. Kuidas sa ära tunned, et on häälikute ja tähtede arv erinev? Mille järgi sa tunned ära? Kes seda trikki teab? Olivia? Et kui on mitu tähte, siis on nagu 9 häälikuks välja. Ja ütleme, kui on mitu tähte, loetakse 9 häälikuks. Ja kui on mitu tähte, siis loetakse 9 häälikuks. Peamiselt see mitu on 2 tähte ja siis loetakse 9 häälikuks. Aga siis on paar tähte. No paar tähte. Ja, aga mõeldud on, need on kõrvuti. Ja kõrvuti 2 tähte. Kuulame Loora ära. Mul on 2 sõna ja nendes sõnades on 9 tähte. Ja mis sõnad need on? Meeldivam ja heinalõhn. 2 9 tähelist sõna. Suurepärane, Marta. Mul on 9 tähte ja see sõna on aiavärava. Nüüd on uus küsimus. Kuula. Leia sõna, kus on tähtede ja häälikute arv erinev. Jaana, tähtede ja häälikute arv on erinev. Anna, vaata, kus on erinev tähtede ja häälikute arv. Aitab sind see, kus on 2 ühesugust tähte kõrvuti. Loetakse 9 häälikuks. Hakkame kuulama. Hakkame siit. Leht, kas sinul on? Nii, Leht, palun. Palun, Leht, kas sa ütled selle sõna? On sul selline sõna? Ütle. Meeldivad. Ja mitu tähte selles sõnas on? Loe ära. 9. Ja häälikuid on järelikult, kui E on pikk, 1 vähem, 8. Tublit, Lukas. 2, üks on kollased ja teine on tulililled. Ja Kollased on 6 häälikut ja 7 tähte. Tulililled on 9 häälikut ja 10 tähte. Meeldivam on 2 ja siin on 9 tähte ja 8 leia mulle
kõige pikem lause. Ja loed ette ka, aga ütle numbrid ka meile, siis me kuulame. Ja hästi kõvasti, et vaata, Robert ka kuuleb. Üks suur lause ongi, no nii, aga ütle nii kõvasti, et ja mitu sõna oli? Jah, sa pididki lugema. Lugege sõnad ära, mitu 10 sõna, kuulame lause. Hästi kõvasti. Suve kõige tähtsamad värvid on roheline, sinine, kollane ja valge. Siin on 5 sõna ja see lause on suvel on palju lõhnud. Ilus. August, palun. Mine puhka natuke, jah. Vaadake, August proovib peast öelda seda lauset. Suurepärane, igaüks proovib oma lauset peast öelda. Lukas. Tähte. Kullased on lilled ja päike. Kes veel proovib peast öelda oma lauset? Anna? Mul on 7 sõnu ja see lause on lõhnad, aed ja lõhnab siin ajaväärsaga juures. Väga ilus lause, jah, palun. Suvi siristab rõhud viltsudega ja kahistab tuulega. Mul on 6 sõna ja need on lõhnab jõgi ja lõhnab maasikas metsal. Suurepärane. Loe keelesõbrale peast või paberi pealt ja vahetage lehe, siis lähed järgmise paarilise juurde. Marta, otsi järgmine sõber ja siis vahetad lause ja loed selle. Jalla, anna. Nüüd sa ütled seda lauset nagu oleks saladus. Proovi öelda saladust, vaheta, ütle nagu saladus. Anna. Vaheta paber ja ütle nüüd nagu, stopp. Ütle nüüd nagu uudis. Mida sa tahad kuulutada? Uudis. Ütle nagu uudis sõbrale ja vahe. Stopp. Mine, võta paber. 1, 2, 3. Lähed palun oma kohale, ma annan sulle su raamatut ja sa saad selle lause kirjutada oma raamatusse. Vaata, sul on ilus lugu ja ma väga rõõmustan, kui sa oskasid jätta ka siia tühja rea. Aga see, mille sa nüüd said, või meelde jätsid, saad siia ümber kirjutada maailma kõige ilusama käekirja. Taandrida tuletan meelde. Kirjuta sinna. Üks rida vahele ja siis saad alustada selle lausega või selle lausega, kumba sa otsustasid? Pivi. Palun, võta pliiats, suurepärane. Прикольно.
Raamatust vaadata. Palun. Suurepärane. Там 4 буквы Л. Смотри. Давай тебе смотри. Лев, смотри. Лев. Смотри, Лев. Ja teeme pausi, lapsed. Mõned liidas puhkama ja teeme 5 minutit pausi. Ja tore, et te tagasi olete jõudnud. Väikesed pausid. Mis asi see suvi on? Kas see on retsept? Kas see on teater? Mis see on? Olivia, mis sina ütled? Aastaaeg. Nii, kas kellelgi on veel pakkumisi? Aastaaeg ja minu siin. Jana, Aastaaeg. kas see suvi on juba käes? Peaaegu. Peaaegu, aga mis aastaaeg siis praegu? Ülehomme. Mis aastaaeg siis praegu? Kevad, hiliskevad tuli. Nüüd ma küsin nii, et kui sa kalendri aasta ringi vaatad, kui on suvi, siis kas sa tead, millal suvi algab? Millal algab? On kevad ja varsti on suvi, siis millal suvi algab? Jaanipäeval. Ütle veel. Jaanipäeval. Jaanipäeval. Kuula. Kuula. Ametlikult hakkab alles juulis. Oota veel, täpsustame seda. Suvi algab juunis. Juunis, kas keegi kuupäeva ka teab? Jaanipäeva, kas sa tead, millal jaanipäev on? Jaa, aga jaanipäev tähistab suve algust, kuigi suvi algab ühel kindlal kuupäeval igal aastal. See vahetub ainult, kas on 20. või 21. Ja sel aastal 20. juunil. Kui sa vaatad meie aasta ringi, see, mida me oleme õppinud, Robert vaatab ka siia, siis ütle mulle stopp, kui ma jõuan suve juurde. See on siin. Ütle stopp. Aha, suvi. Ja nüüd ma teen suure ringi ja sa ütled stopp, kui on juuni. Väga hea, juuni. See on meie aastaring ja vaata, kuhu ma nüüd satun. Vaata, kui ma teen selle aastaringi pooleks. Jätan suve ja sügise. Mis kuu see on? Mida me detsembris teame? Mida me tähistame detsembris? Ja mis kuupäeval? 24. detsembril. Aga ka siin on see kuupäev, mitte täpselt 24, vaid me peame päevikust seda täpsustama, mis päeval on sel aastal pööripäev, mille algab talv. Detsembris, öelge, mis algab? Algab talv ja juunis algab suvi. Kas te teate, kuidas nimetatakse seda alguse päeva veel? Kas keegi teab? Ma annan sulle märku. Kui praegu on kevad, siis, mis ma käega tegin? Ütle veel. Ja pöörame päeva ja meil algab pööripäevaga suvi. Ja Jan ütles ka, et on jaanipäev. Mis ta käsi, kes on enne jaanipäeva tähistanud? Ma ei ole. Ma olen iga aasta. Iga aasta, kuidas sina tähistad, Olivia? Me oleme siis Saaremaal. Mis te teete? Ja siis meie sugulastel on maja mere ääres, me teeme rannas suurt seda. Lõket, mere ääres suurt lõket. Laura? Meie käime enda maa kodus ja teeme
esimesel suudluked. nii, kas keegi veel hoia käsi, kes jaanipäeva tähistab? Radmila? Me sõidame maale minu vanema juures ja on suur, ma ei tea, ma joonistan tahku. Lõket sa mõtled, tuli põleb. Jaa, aga kus ta seitseb, ma joonistan. Sa võid joonistada seda, nii kaua me räägime edasi, kuni sa joonistad. Ja sa sõidad maale vanaemate juurde, kes veel paar sõna ütleb, kuidas sa jaanipäeva oled tähistanud. Sa tead, mis on jaanipäev? Mis see on? Mis tehakse? No seda. Mis see on? Joonista veel. Joonista veel. Kes sa, jaa, Radmila joonistab. Linda, mis teie teete? Meie lähme maale ja meil on külaplats ja kus tulevad kõik kokku esinema Suure külaplats. Vaatame korraks ära. See on see asi. Mägi. Ei ole mägi. Ei ole mägi. Lõka. Plats. Jaa, plats. Plats, nii, ja mis see platsi peal on? See on Metsaplats, sobib. Ja, ja see on plats, see on lagendi. Kas ma võin joonistada? Ja siin on see Ja lõke on selle lagendiku peal. Ja kas siin on palju inimesi või vähe inimesi? palju Kas need on sugulased või sõbrad või küla? Naabrid on ka koos. Aitäh, Radmila, ma sain väga hästi aru. vahest hüpatakse üle lõkke ka. Kuulsite, mis tehakse? Lev, kas sa oled kuulnud, hüpatakse üle lõkke? Milleks? Jaanipäeval. See on hea küsimus, milleks? Hüpatakse vanast ajast uude aega. Nagu oleks sümbol. Lola. Aga vahest saab juhtuda ka midagi. Just, see on väga tuleohtlik ja sellega võib õnnetus juhtuda, nii et üle lõkke lapsed kindlasti. Midagi teevad veel jaanipäeva ajal ja kuidas me seda teada saame? Meil on lugemikus ju sõbrad, kes ka jaanipäeva peavad. Lähme uurime, kuidas Mart jaanipäeva peab ja mida teeb Mardi pere. Tee lahti lugemid. Võib-olla sa leiadki sellega ise üles, ütle mulle lehekülje number. Kas nad teevad selle liistamise võistluse? Ja 92, 93. Milline laud saab esimesena valmis laamatud lahti? Mis lehekülg? 92, palun. Nii, laud 4 on valmis. Ta saab eesti keelest aru küll. 92, 93, valmis on laud 1. Valmis on laud 0. Laud 2 on nüüd valmis. Robert, töövihik maha. Ja. Läheme uurima ja uurime ikka lugedes. Pane näpp alla, et ma näen, et sa pole kadunud, et sa oled meiega kaasas. Kõigepealt pane näpp pildile. Mida sa pildil näed? Väike käsi, mida sa pildil näed? Mida sa pildil näed? Rudi, mis on pildil? Toomas? Seal on lõke. Näita, kus on lõke. Edasi, Radmila? See on 2 leiba. Sa näed leiba. Ja kus on leib? Anna? Lapsed kiigutavad. Kiigel. Lapsed kiiguvad. Kiigel. Kus on lapsed külakiigel?
on küla, ütleme, et lapsed kiiguvad külakiigel ja lapsed kiiguvad külakiigel. Marta, ma näen lemmikloomi ja koduloomi. kus on lemmikloomad, koduloomad, loe mitu lemmiklooma, koduloomad ja väike käsi. Mitu sa leidsid, Linda? Laura, mitu sa leidsid? Marta? 2 lemmiklooma ja 3 kodulooma. Nii, väga hea. Kes need koduloomad siin pildi peal on? Loeme koduloomad, et... Hobune, lammas, leht, hobune. Kas on tegelikult ka koduloomad ja lemmikloomad? Ühtlasi ka lemmikloomad, suurepärane. Siin on pall ja lehed. On küll. Väike hobune. Linda? Liisa kulub päevaga. Ütleme koos. Liisa kulub päevaga. Mida veel toimub, Lukas? Mis toimub veel? Ütleme koos. Vanaisa mängib lõõtspilli. Karl, sa tahtsid öelda? Seal taga on üks suur talu. Veel kaugemal, jah? Aitäh. Mardi ema on rahvariietel. Kus on Mardi ema, kellel on rahvariided seljas? Kus on rahvariietega Mardi ema? Väga hea. Ja nüüd saame, palun? Mardi õde sööb vorsti. Tõesti, ta on vist seda grillinud natukene hetkel. Alustame lugemist. Kuidas see on? Nii kaua kui loed, kuni ma ütlen stopp ja ütlen järgmise lapse. Laud 1 alustab Artemi. Näppane alla, et ma näen, et sa oled kaasas meiega. Tähelepanu, oota vaikust. Oota vaikus ära. Ei ole. Üks ei ole. Ei. 92. Ja läks. Mardi pere käib alati jänipäeval maa. Vanavanemate juures. Nende perel on selline komm, et sugulased tuulevad jaanipäeval. Aitäh, Hanna. Tule ümber mäe, tooksi ringi ja kiigutakse suvel. Ja, stopp. Kas oli sõna, mida sa tahad küsida? Kas on sõna, mida sa tahad küsida? Palun? Mis on ringmäng? Kui lapsed... kes teab? Aitab, mis on ringmäng? Olivia? Et lapsed on ringis, nad mängivad näiteks palliga veeretavad, viskavad. Või kes aias, mesija. Aga võib ka täiskasvanutega mängida, kuna ringmängud on tegelikult pigem nagu traditsioon vahepeal. Just nii. Edasi loeb. Kas oli veel küsimusi? Jah, Anna saan käsitleda. Kas sa tahtsid Karl küsida? Jah. Küsi. Ma saan aru, miks selle suure kiigu nimi on tänava kiik. ei ole tänavakiik, külakiik. Külakiik. Miks sa võiks külakiik olla? Mis sa arvad ise? See on see. Oot, Karl ise arvad. Miks külakiik? Kas igas aias võiks niisugune kiik olla? Ei. Piisab sellest, kui ta on? Ühes külas. Vaata, milla joonistas? Jah, Meil on ammu. külaplatsil, kus kõik võivad käia. Ja, aitäh. Loeb edasi, Linda. Õutakse linnadest pärga, Ornamaa rääkseb Janni pärg kaitseb õnnetuste ja haigustuste. Stopp. Ja haiguste. Mis see oli, mis kaitseb õnnetuste ja haiguste eest? Mis pärg? Jaanipärg. Ütleme koos. Jaanipärg. Ja mis ta teeb? Kaitseb
haiguste ja õnnetuste eest, hästi. Loeb edasi Radmilla. jaanipäeva kommete hulga kuuluvad kindlasti tants ja laul. Lukas. Mardi vanaisa on suur pinnimees. Kes on suur pillimees? Vanaisa. Kelle vanaisa? Mardi vanaisa on suur Mardi vanaisa ja mis ta on? pillimees. Pillimees, kus see pill on? Näita pildi peal, kus on pill. Mis selle pilli nimi on? Akordion. Ütleme koos. Akordion. Mardi vanaisa on pillimees ja ta mängib akordionit. Edasi. Üks ühte ja kaks ühte, kolm ühte ja neli ühte, 5, 6, 7, 8 ühte, 9 ühte ja 10 ühte. Nüüd vaata, mina olin siin keskel, pärast vahetame. Laulame ja siis vaata, mis ma teen pärast, et sina ja. Ja, tule näita, mida oled sina ära õppinud. Ja, tule näita, mida oled sina ära õppinud. 2 ühte ja 3 ühte, 4 ühte ja 5 ühte. Nii, ja läks. Mis number tuleb? 3. Mitu kolme algab? 1 3 ja läks. 1 3 ja 2 3, 4 3 ja 5 3, 6 7 8 9 3. Stopp, poisid tagasi, tüdrukud laulavad ja. Mis number tuleb? 4. 1 4 ja 2 4, 3 4 ja 4 4, 5 6 7 8 4, 9 4 ja 10 täis. Tüdrukud, otsige, kellega tantsite. Sa ei saanud aru. Paneme näppu alla, loeme koos ja number 1. Jo, läks. Ei, kõik ei ole valmis. Mina ei ole valmis. Number 1. Ja joonista. Ei kuule, millega teil on? Ja joonista kuuluvad sõna kujutav piip ruudu sisse. Loe, mis on esimese ruudu pealkiri või nimi. Jaanipäeval süüdatakse. Mis sa sinna joonistad? Tule. Kas sa oskad ise edasi? Loeme number 2 ka ära, et sa saad rahulikult omas tempos edasi töötada. Number 2 ja va. Näpp alla Robert, number 2. Ja kõik koos. Mis on puuduvad? Puuduvad see, mida ei ole. Puuduvad. Ei ole seda sõna, selle sõna joonistad. Ja? Tüdrukud punuvad, mida punuvad? Aga vaata, siin selles jutus. Letud. Ei, sinne, mida nad punuvad. Pärja. See on siin tekstis, vaata. Otsi üles, kus on sõna punuvad ja selle juures on ka sõna pärga. Ja number 2 loeme koos. Va. Otsime koos. Loe. Number 1 küsimus ja. Kus käib Mardi pere jaanipäeval? Kus käib? Vaata raamatust ka täpsemalt. Leia see lause raamatust. Mardi esimene lause loe ja.
Mardi pere, ei kuule. Mardi pere käib jaanipäeval maal. Nii kirjutab. Kas oskad? Suurepärane, kui tahad abi, väike käsi, tulen sinu juurde. Kõik on raamatus ja pooled sul on mugav. Kas keegi tahab küsida midagi? Ja palun. Jaani õhtul tulevad kokku jaani õhtul kokku. Kes tulevad? Loe. Sugulased. No nii, isagi. Jaani õhtul tulevad kokku sugulased. Saad keelesõbra käest ka küsida. Äkki tema teab? Küsid õpetajaga. Siis küsid õpetajaga. Õpetaja tuleb appi. Loe seda. Vaata, kus on tulevad kokku. Näeb kokku. Jaani õhtul tulevad. No, kes tulevad? Loe siit. Kes tulevad? Ei loe? Jaani õhtul. Aita mind lauset teha. Ja ja siit saad lause ehitada. Alustad, mis sõnast alustad? Ja kuidas sa alustad lauset? Hakkad vastama? Mardi pere käib alati jaanipäeval maal. Tubli, selle kirjutad siia ära. Mis siia tuleb? Kus käiakse päeval? Ei, see. Tee lause mulle sellest vastu. Tee vastus. Vanaema. Alusta siit. Jaani õhtul tulevad kokku, kes? Mardi pere. See sobib ka väga hästi. Aga siin on üks uus sõna sinu jaoks. Kes on sugulased? Ema, isa, vanaema, vanaisa ehk pere. Kuidas sa ütled selle lause siis? Alusta sellest sõnast number 1 sõna. Läks? Kus käib Mardi? Ei, seda proovi. Jaani. Kes tulevad jaani õhtul kokku? Vasta mulle. Jaani õhtul. Jaani õhtul Edasi. tulevad kokku. Ja. Mis see oli? Mardi pere. See sobib väga hästi. Või sugulased? Võib minna, ei? Kaks on valmis. Ei ole veel, Toomas Eesti. Teiega kohtume homme. Ja, nüüd tuleb teile projektiõpetaja. Teiega näeme. Laud 2 võib minna. Laud 1 võib minna. Ja laud 4, laud 3, väike laud. Ja viimasena.